Minuga koos siis linnavalitsuse poolelt Olja, kes on liikuvusspetsialist. Liikuvusspetsialist, ma sain aru, et see puudutab kogu liikumist linnas. See on päris lai teema, Olja. On nii? Jah, tõesti, et mul laual on sellised kogu liikuvuse strateegilised vaated, et mis puudutab absoluutselt kõike. Nii et ainult strateegia või sisu on ka seal sees olemas? Nii strateegiline kui ka sisu, et kõige reaalsem võib olla see, et kui siin Tartu tänavate ümberehitused käivad ja tehakse projekte, siis ma igas projektis on ikka väga palju kaasa rääkida. Ja kaua sa selles ametis olnud oled? No peaaegu 1,5 aastat nüüd. 1,5 on päris pikk aeg. Madis ei püsi ühe klubi juureski nii kaua. Aga lisaks siis Oljale on Hanna Taaramäe. Mina ei tea, mina mõtlesin, et ma vist iseloomustad iseennast. Mina ütlen, et kõva rattaspordisõber. Jah, Hanna, sinu rattasõbranna, ma arvan, et see ütleb kõik, et eks ma üks rattaentusiast olen, kes teisi innustab ka rattaga sõitma. Oledki innustaja, jah? Väga hea. Üks innustaja. Madis, kuidas sa ennast iseloomustad? Me ei tea, kes sa oled. Ma olen lihtsalt jalgrattur. Ma endale missiooniks kedagi innustada ei ole võtnud. Ma loodan, et ma sellegi poolest kedagi innustan. Madis, aga sa võtsid oma rattaga kaasa, mis sul selja taga on või? Ei, see ei ole minu oma. Ei ole päriselt või? Oled sellise rattaga elus sõitnud või? Ma arvan, olen küll kusjuures kuskil kedagi kuuri alt välja vedanud. Väga hea. Teemegi sellised soojendusküsimused, et esimene ratas, mida sa mäletad sinu elus, alustame siis Olja sinust pihta. Milline see ratas oli? Mul oli väike 3-rattaline rohelist värvi ratas, millega ma sõitsin alates, ma arvan, 3. eluaastast, paar aastat ilmselt. Kus sa selle said? Hea küsimus, seda ma ei tea. No nii, Anna, räägi oma rattalugu. Samuti 3-rattaline punast värvi, mustad, robustsed pedaalid olid peal ja käeksutasin Annelinna 4 ruutmeetrisel rõdul sellega edasi-tagasi ja selle sama rattaga 3-aastaselt võitsin enda esimese rattasõidu üldse, nii et päris hea. Madis? Mul oli ka mingisugune väike lasteratas. Alguses seal oli stabirattad all. Ma olin ka, ma arvan, 2 või 3 aastane. Ja minul nii hästi ei ole läinud, et minul lasteratast üldse ei olnud, sest ma ei mäleta, kas rattaid oli, siis tol ajal ma olen sündinud 77. Kas oli nii vähe või vanematel ei olnud võimalust või ma ei olnud ise rattaentusiast, aga mäletan seda, kui ma ei tea, kas te mäletate sellist ratast nagu RL Jukas. See oli selline, ma ei tea, mingi vereaegne ratas, oli oluliselt väiksema raamiga kui see Ukraina ja vennal osteti. Mul olid kõik asjad, ainult venna asjad. Venn oli must 3 aastat vanem, aga ma ei suutnud selle, ma sain ainult vändata siit selle raami vahelt. Ma ei suutnud seal istuda ja siis ma selle Euroliukasega panin nagu kõrvalt raami vahel, et seda Euroliukast ma mäletan siiamaani ja kui vennal oli käes ratas, siis see oli suur hetk, kui ta lubas mul seda ratast puutuda. See on austus minul ratta vastu sealt maalt. See oli päris selline siiamaani meeles ja kui ema sai, ma ei mäleta, nõukaaeg oli ja sai kolhoosis selle samamoodi Ukraina, siis sellega ma kütsin ka siit kõrvalt vahelt, et istuda ei saanud, et kogu aeg sõitsin. Nii et sellised on minu mälestused. Aga kui tulla natuke rohkem tänasesse päeva, siis võtame ikkagi selle tavainimese ratta, et ärme Madis, vist sina vist käidki ainult sõitmas tippspordi pärast või on ka sul hetki, kus sa lähed poodi tavalise jalgrattaga, tavaline linnaratas mingi? Ei, mitte kunagi. Ma vabal ajal kasutan autot ainult. No seda vastust ma põhimõtteliselt arvasin, et sina vist pole kunagi sõitnud rattaga, kus on korv ees ja sadul taga. Hanna, kuidas sinuga? Mina isegi 2012 ostsin endale linnaratta ja käisin sellega niimoodi sõitmas Anne kanali ääres, et ees oli korv. Ma eeldasin, et mu koer tahab jõhkralt seal korvis sõita ja siis niimoodi ma teda seal reaalselt piinasin, et sõitsin temaga ja siis nii kiirelt, kui kadus koeral selle korvi vastu huvi, kadus ka minul linnaratta vastu huvi, nii et rohkem mul linnaratast ei ole olnud. Nii, Olja, kuidas sinuga? Minul on selline vana ratas, mille ma sain, ma arvan, 13. sünnipäevaks. Ma sõidan siiamaani sellega, et on maastikuratas, aga eelmine aasta siis ma jõudsin selleni, et ma tegelikult võiks seda kasutada linnarattana ja lasin sinna esikorvi panna. Ja sellest ajast on tegelikult ülimugav poes käia ja kotti seal kanda ja siis rattakasutus muutus palju mugavamaks.
ja võib-olla inspiratsioon ka Tartu rattaringluselt, et tegelikult, kes ei ole sõitnud, väga soovitan, eriti elektrirattad, mugavad ja see korvikasutus ka absoluutselt oluline seal. Mul on tunne, et ma olen ainus multifunktsionaalne mees siin vist sellepärast, et võib-olla vanusega jälle tuleb see, et mul on küll nagu praktiliselt kõik rattad kodus olemas. Mul on mingi paik, millega ma siis nüüd seda lapsele panin korvi taha. Paigiga linnas kusjuures kõige parem, et me räägime hästi palju rattateedest, aga tegelikult on päris palju takistusi teel ja siis selle paigiga saab igalt poolt nagu üle kuidagi ja kusjuures enam-vähem pead tugev ka olema, et saaks üldse hakkama, muidu lapsega sinna rajale jäädki. Siis on mul linnasõiduratas olemas, millega ma käin poes. Mulle meeldib poes käia, siis asju saab korvi panna. Ja siis on mul isegi võidusõiduratas olemas. Midagi sarnast nagu Madisel vist on. Et mul on kõik rattad olemas. Tahate päriselt öelda, et teil ei ole kodus neid rattaid või? Mul selles mõttes, ma ei saa öelda, et ma ei ole kunagi linnarattaga sõitnud. Mu MC-l on korviga linnaratas, eks ma ikka kasutanud olen seda pulli pärast. Aga sul on vanaema vanaisa ka, mis ratastega nemad sõidavad? Nad ei sõida ratastega. Isegi sinu eeskuju ei ole pannud neid ratast sõitma? Ma olen oma vanaisat, ma arvan, elus ühe korra ratta selles näinud. Rohkem küll mitte. Aga ta ise teab, et sa oled jalgrattur? Ikka teab, jah. Seda ta teab, väga hea. Väga hea, ei huvitav. Okei, aga jõuame siis selle linnaliikluse juurde ja ratas, et te olete kõik ju rattaga ikkagi linnas sõitnud. Madis ikka sõidad ju ka kogu aeg, võidusõidurattaga linnas. Ja paneme siis linnale kohe. Mina sõitsin ühel päeval, oli orienteerumis kolmapäevak ja tahtsin lapse sinna viia. Laps on mul 2,6 on ju. Ja kuna talle meeldib kive korjata, mitte orienteeruda, siis ma lähen taga tavaliselt orienteeruma kive korjama ja siis ta vahepeal võtab mõned punktid ja siis mul on kogu aeg taskud kive täis ja niimoodi käin. Aga see oli Karlovas ja mina Vaksalis siis hakkasin minema. Ja ma otsisin, et kus ma leian need rattateed olemas, et kuidas ma saaks hästi turvaliselt minna. Ja tegelikult ma ei leidnud või ei osanud otsida. Ja siis ma läksin läbi parkida nagu ikka, kuidagi otse tee validen ja siis ma küll jõudsin Karlovasse selles mõttes kohale, aga sain aru tegelikult, et tegelikult on päris raske rattaga liikuda niimoodi, et kui sa oled nagu ütleme nii, et ma olen võib-olla keskmiselt natuke sportlikum, aga neid takistusi, kus ma seda sportlikust nägin, tuli tee peal päris palju ette. Et tegelikult meil veel päris pikk samm astuda, et need ratta liiklemiseks mõeldud teed oleks sellised, kus ma ennast kuidagi väga mugavalt tunnen. Et mina ennast mugavalt ei tunnud, aga mina sain hakkama. Et Olja, mis sa selle kohta ütled? Jaa, absoluutselt tõsi, et hetkel, kuigi Tartu on võrdlemisi teiste linnadega ilmselt üks paremaid rattaga sõitmise linnasid, siis väga palju on minna. Me teame, et rattateed on katkendlikud, et just nagu sa ütlesid, need, kes on sportlikumad, kes sõidavad iga päev, need on tegelikult harjunud, et leiavad seal tänavaruumis oma kohad üles, aga kes on nõrgemad liiklejad, siis nende jaoks on palju raskem. Aga tegelikult siis Tartu linnal on üldplaneering, kus on paika pandud rattateede põhivõrk ja tugivõrk ja mõlema võrgu puhul on siis selline kvaliteet küljes, mis sellel rattateel peab olema. Et põhivõrk siis selline kiiresti liiklemiseks rattaga ühest kohast teise ja tugivõrk siis võib-olla saab kuskil natuke järgi anda, aga sisuliselt ikkagi tagab ratturitele siis need ülejäänud katab veel tihedamalt linna ära. Ja praegu ongi tegelikult päris paljudel tänavatel on eskiisi tasemel juba projektid tehtud, et hakata või siis niimoodi, et Tartu linn on hakkamas välja ehitama kesklinna piirkonnas põhivõrku ja kesklinn ja siis ümbritsev. Et hetkel on Sõpruse sild ehituses tegelikult, kus mõlemale silla poolele tulevad kahesuunalised rattateed. Turu tänav on projekteerimises. See aasta nüüd juba vaikselt läheb ehitusse Tähtvere tänav, millest saab tegelikult Tartu esimene rattatänav, tegelikult ka Eesti esimene rattatänav, kus siis rattur on esikohal, jalakäijatele jäävad mõlemale poole kõnniteed ja auto on seal justkui külaline, kes peab ratturi taga sõitma. Ja sealt edasi ka Tuglase tänav, et järgmine aasta Lai tänav, kus ja Vabaduse puieste siis nüüd igal pool uudistes läbi käinud, et tegelikult tekib kesklinnas väga korralik ühendus Maaülikooli juurde ja siis teiselt poolt Turu tänav ja samamoodi on selle projekteerimises Õnne tänav, Kastani tänav ja võib-olla ma unustasin midagi ära, aga see on selline esimene suur komplekt, kus tekivad terviklikud ühendused kesklinna piirkonnas ja praeguse seisuga aastast 2029 peaks see siis olema valmis ehitatud.
ja kindlasti ka kõik tänavad, mida me hakkame rekonstrueerima ükskõik mis põhjustel, siis me juba arvestame sellega, et kuidas saab rattaga sellel tänaval sõita. Hanna, aga mis tunne või mulje on jäänud sinul Tartu siis sellest rattaga sõidukultuurist või siis sellest ütleme liikumise võimalusest või võimekusest, et kui sa linnas siin liikled? Minu kogemusest ma juba rääkisin. No pigem ongi need takistused tulevadki täpselt seal, et nagu linn juba ise ka teab, et need rattateed on katkendlikud, et sa lähed ühest kohast peale, sa tahad ilusti sõita seal mööda kergliiklusteed ja siis hoppa kuskil 2 kilomeetri pärast saab midagi otsa ja siis sa oled kas keset autoteed, mis on selline auguline, pole seda teepeenarki korralikku, et need on sellised ikkagi valukohad ka isegi treenivale ratturile. Et treeniv rattur tunneb ju seda oma maanteerattaga eriti hästi, kui see linna kergliiklustee võrgustik on ka mingi auguline või selline ebatasane tee. Madis, kui palju sina linnas, Tartu linnas oled sõitnud, kuidas sul on tunne, et kui sa lähed nii-öelda oma treeningule, et sa käsitled ratast küll nii hästi, et sa saad nagu igalt poolt, aga kui me räägime nagu mugavusastmest, et kuidas sulle tundub? Ma jah, kusjuures üldiselt tegelikult mugavuse pärast siis rattateid linnas nagu üldse ei kasuta. Et ma eelistan pigem sõita linnas siis natuke kiiremini nagu pigem autode liiklusvoogu sulanduda. Et see on nagu oluliselt mugavam, ei ole seal mingit vingerdamist ega asja, sõidad nagu tee peal. Aga oled sa kasutanud neid nii-öelda kergliiklusteid, kus siis samal ajal keegi jalutab last, keegi jalutab koera, et siis sa sõidad ikka niimoodi, on ju? Ussi? Ma lähen neile jah, ainult siis, kui ma näen, et need ei ole üle rahvastatud. Kui seal ikkagi ilusate ilmade korral palju rahvast jalutab ja rulluisutab ja mis iganes, siis ma hoian neist eemale, et see on tegelikult, kui ma sõidan reaalsuses neist 2 või 3 korda kiiremini, siis see on palju ohtlikum kui sõita autotee peal. Kuna sinul on ikkagi nii-öelda siis kiire rattasõiduvaade ehk et treeningu mõttes, et põhimõtteliselt sa ikkagi linnast välja sõites arvestad sellega, et igasugust takistusi võib ees olla ja sa saad sõitu alustada natuke hiljem, et kui sa oled linnas välja jõudnud. No, õnneks ma Tartus olen, siis ma elan Raadil ja Tallinnas samamoodi Ülemiste juures, et ma olen 2 minutiga linnast väljas. Et mulle see tegelikult takistus ei ole. Aga kusjuures nendest need rattatänavad, millest just juttu tuli, need on Belgias hästi palju. Et Belgia tegelikult on suhteliselt halb koht, kus trenni teha, kui sa teid ei tunne, et seal on küla otsa. Aga linnadest läbi saamise teevad need tänavad kõvasti lihtsamaks. Täna elad sa Monacos, mitte Tartus, on ju, et kuidas Monacos on rattateede peale üldse mõeldud või ei ole? Minu arust ainuke rattatee, mis sinna läheb, on Nice'i poole. Seal on ka siuke pead ette vaatama, et jalutajaid ülekäiguradasid ja siukseid asju on suht palju. Ehk ühesõnaga lõppkokkuvõttes, et rattur oleks kaitstud, pead sa igal hetkel, vahet ei ole, kas sa liikled linnas või kuskil maanteel, väga ettevaatlik olema? Kindlasti jah, et ise saad kõige rohkem ära hoida üldiselt. Ja me täna mingi 11 rääkisime Eesti politseiga, ehk et tema siis vastutab ka enam-vähem samad asjadest, millest linn siin praegu. Ja siis ta ütles ka, et tegelikult kogu see hetk algab iseendast. See turvalisuse hetk, see juba see, kui sa lähed sõitma, siis see trassi lahti mõtestamine, et kuidas sa lähed, kus sa lähed, siis sa midagi ju tead, et okei, seal on liiga suur liiklus. Või kuidas teile tundub, et mina lähen ka, ma ei julge üldse suuri trasse kasutada. Reaalselt ma lähen Vorbuse poole välja ja siis ma tean, et korraks lähen Tallinna maanteele ja siis ma saan jälle sealt Ilmatsalu või sealt kandist nagu minna. Mina näiteks kardan tõesti suuri autosid, ma ei tea, Madis, sina vist ei karda kedagi ega midagi? Mulle pigem ei meeldi liiklus, sest see AVG vatt ja kiirus läheb alla, et see on suht tüütu nagu. Aga Hanna, sina käid ju väga palju sõitmas, et kuidas sina selle enda jaoks oled lahti mõtestanud, et see turvalisuse küsimus, et kõik algab sinust, sest tihtipeale, kui sa ratta peale lähed või ratta peale oled ja kui sa oled treeningsituatsioonis, siis sul käib kaasas väsimus, on ju. Siis ühel hetkel ka nagu avastad ennast, et
ma teen oma asja ja mul on selline tunne, et kõik peavad minuga arvestama, mul on kama nagu. Sellepärast ma olen nagu väsinud ka natuke, onju. Et siis ma unustan ära sellise turvalisuse mõtte ja täna, kui mõelda selle peale, et kuidas siis üks liikleja autoga, kes on oluliselt paremas seisus kui mina nagu rattaga, aga äkki hetkel ta räägib kellegagi juttu, vaatab kuhugi mujale. Mind lihtsalt see juba nii palju ehmatab, et sellepärast ma ei julge suurtele maanteetele minna. No tegelikult treeniva ratturina on meil ju olemas siis seal lenksu peal rattakompuuter ja tagasadula küljes on ühel tootjal on selline tagatuli, mis annab lähenevast autost märku. Et täna olen mina ennast jõudnud juba sinnani viia, et kui mul seda tuld ei ole, et siis ma ka väga ennast turvaliselt ei tunne maanteel. Aga see tagatuli tõesti, mis juba annab mulle hoiatavalt 30 sekundit enne märku, et auto on tagant lähenemas või isegi 20 sekundit varem, siis see on ikkagi ülimalt siis seda treeningut toetav. Et sellega tõesti ma tunnen ennast maanteel turvaliselt, aga näiteks kui me räägime linnas sõitmisest, siis tihti ma näiteks ise sõidan Momo poodi, mis asub siis Riia 22 Riia mäel. Ja kui ma tulen sealt, ma küll elan Tartust väljas, aga kui ma tulen sealt Ihaste ja Annelinna poolt, siis ma nagu hästi pean kaaluma enda seda trassi, et kuidas sinna jõuda. Et täna ilmselgelt ma üle Sõpruse silla ei sõida ja ma ei vali ka Sõpruse silda esimeseks nii-öelda jõe ületuseks. Et siis ma lähen sealt Atlantise juurest või siis enne sellest teisest sillast üle, aga ma mitte kunagi näiteks ei lähe mööda suurt Riia mäge 4-realist üles, sest ma tean lihtsalt, et seal mind sõidetakse pannkoogiks ja ma valingi selle Vanemuise tõusu, kus on nüüd ju ikkagi ratturitele nagu jäetud seda ruumi korralikult, et ma linnas sõitis ka ikka väga mõtestan lahti neid marsruute endal. Olja, aga sinu marsruudid, kui sa vastutad selle eest või sa pead sellega nii-öelda igapäevaselt seotud olema, siis minu arust on alati praktika parim tõeseerium ehk et kas sa käid vahepeal ka sõitmas ja mõtled nagu kaasa, et ma ei tea, tuleb mingi linnadiskussioon, keegi ehitab kuhugi midagi, et kuidas sina seda teed? Vaatad ainult kaarti või käid ja ise proovid? Kahjuks ma ei saa Tartus üldse liikuda niimoodi linnas, et ma ei mõtle kogu aeg sellele, mida ma näen. Aga ma ise ka, et kui ma rattaga kuskile sihtkohta pean jõudma, siis ma väga tihti mõtlen läbi, et kust kaudu ma mõtlema pean ja see tegelikult juba näitab, et meil ei ole asjad piisavalt hästi. Aga jah, ja see on muidugi ka erinevus, et kui enne oli see maanteeratta jutt ja trenni tegemine, kus on tegelikult vaja mingit kiirust ja sellist stabiilsust hoida, siis võib-olla linnas on või sellise igapäevase liikleja jaoks on vastupidi, et on vaja mingid kiirused alla tuua ja sellisest turvatundest rääkides, et muidugi, et iga liikleja saab hästi palju ära teha, mis liikluses toimub, aga teine hästi oluline aspekt on tänavadisain ja näiteks kiirused, mis meil linnas on. Et ka seesama, et kui meil ei ole rattateid praegu, siis rattur otsib paremat kohta, kas siis sõiduteel või kõnniteel ja siis tegelikult on väga etteaimamatu, kus ta on, sest võib-olla ta keerab järsku sõiduteel, sest ta teab, et pärast on kõrge äärekivi ja ta ei saa enam, eks ole. Aga kui ratturid liiguvad omas ruumis, jalakäijad omas ruumis, autod omas ruumis ja kiirused on madalad, siis tegelikult me peame arvestama ka sellega, et inimesed alati eksivad. Ja milline on siis tänavadisain, et kui inimene isegi eksib, et siis tagajärjed oleksid võimalikult pehmed. Aga jõuame nüüd, kuna me räägime küll rattaga liikumisest tänavatel või linnas, siis lisaks autodele, ratturitele on nüüd ju, minu arust on nagu tõukerattad on selline kontingent, kes need on kõige ettearvamatud minu arust, et ja kuna nemad enamasti ei kasuta ka näiteks, ma ei tea, turvalisuse mõttes kiivreid üldse, siis tegelikult on pandud nüüd üks selline, kuidas ma ütlen siis, selline nagu jokker mängu. Ja see jokker minu jaoks, ma statistikat küll ei tea, aga ma pakun, et neid õnnetusi tõukeratastel ja tõukeratastega on väga palju. Et nüüd ma mõtlengi, et meil ei ole rattaliiklust välja arendatud linnas, et ma pean kogu aeg mõtlema, kuidas ma sõidan ja lahendan siis vastavalt sellele, kui ma jõuan sellesse takistusse. Aga tõukerattad tulevad nüüd juurde, need muudavad nagu päris palju mängu. Et ma ei tea, Madis, kuidas sulle tundub, et oled sa üldse nagu
sellistes hetkedes olnud, kus sa pead arvestama autodega, nagunii sa seda teed, teiste ratturitega, aga nüüd tuleb mängu Jokker, tõukerattur. Kuidas see sinu pilgu läbi nagu tundub? Mul nende tõukerataste vastu ei ole iseenesest midagi, aga ma olen neid isegi päris palju kasutanud, aga pigem on jah see, et need on ju vaba valik nagu kõigile ja on suur osa inimesi, kes, ma ei tea, ei tunne liiklusreegleid või lihtsalt ei jälgi neid, sõidavad risti-rästi seal, kus nad tahavad, et mul on mõni ohtlik olukord olnud, jah. Üldjuhul ma olen silmad lahti hoidnud, et seda vältida suutnud, et nad kindlasti muudavad asja ohtlikumaks, jah. Aga sinu jaoks ka ikkagi see, et kui sa juba välja lähed, siis sa põhimõtteliselt tunned ära, et sina vastutad ise enda tegevuste ees ja pead olema valmis nagu kõigeks. Jaa, ikka ise, jah. Lõpuks, kes kukub rattaga või viga saab, olen ju mina. Hanna, tõukerattad, Jokker mängus. Tõukerattad ja meil tegelikult endal isegi on garaažis üks elektriline tõukeratas, aga Tartu linna me sellega sõitma ei tule ja me varem siis sõitsime sellega Monacos, aga samamoodi, et need on tõesti, kui sa ikkagi ise ei ole kergliikleja olnud või ise näiteks trenni teinud ja sul ei ole sellist ka mingit head tasakaalutunnetust, et tõesti need kahjuks on täna vabalt kättesaadavad. Ja need on inimesed, kes nendega sõidavad, on tihti pea laiali otsas ja lihtsalt väga ettearvamatud. Olja, mida Tartu linn siis ütleb selle peale, et Jokker on mängus, Jokker on vaja kuidagi nagu, et ta kaardimängus on selline võidukas asi, et keegi võida mind, ja mul on praegu ka vahest tunne, et see tõukerattur on ka nagu selline trump, sest kuna ta ei ole nagu kergliikuja minu jaoks, tihtipeale kasutavad, et ma ei ole isegi rattur, ma ei ole kunagi ratturina olnud liikluses ja nüüd ma võtan selle tõuksi ja ma isegi ei tea ühtegi reeglit, kama 8, ma sõidan täpselt sealt, kus saan, sest isegi mina täna ei tea, kas ma autotee peal, selle kergliiklustee peal, ma põhimõtteliselt panen samamoodi ussi, et kas on tegelikult reaalselt mingid reeglid või kuidas linn seda vaatab, sest Boltil näiteks, mis on minu jaoks positiivne muidugi, kui me võtame need garaažide rattad, need on kõige hullemad asjad, sest seal ei ole ka kiiruspiiranguid, sest igaüks paneb nagu tahab, aga Boltil on nii, et ma sõidan, kunagi jõuab mingi piirkonda, tõmbab mul kiirus alla, et kuidas linn seda nagu, kuidas ma ütlen siis perspektiivis suudab selle ära sulandada, kuna me arendame täna nagu, et saaks rattasõbralikuks, aga nüüd on juba tõuksid tulevad nagu nii kiiresti. No näiteks rendirataste puhul ma arvan, et neil on oma koht kogu linna liikuvuses ja see on esimese viimase kilomeetri ühendamine, et näiteks kui ma jõuan bussiga bussipeatusesse, et kuidas ma peatusest koju saan või bussijaamast, et siis kui seal on mingi pikem vahemaa ja buss ei lähe sinna, ma ei taha autot võtta, siis tegelikult tal on selline oma koht olemas minu arvates. Õige on see, et praegu on natuke liiga palju kaos sellega, et esiteks autojuhtidest räägime, aga tegelikult ka jalakäijad ei tunne ennast turvaliselt, et mis on hästi suur probleem. Ja jah, renditõuksid, siis nende puhul saab kiiruseid piirata ja tegelikult linnas ongi piiratud, on kiiruseid, on piiratud parkimisalasid, et perspektiivis on soov tegelikult parkimist veel rohkem reguleerida, et nad ei oleks igal pool tee peal ees, mis siis takistab inimeste liikumist, tänavapuhastust ja seal on igasugused probleemid. Aga jah, ja muidugi selline teadlikkuse tõstmine võib-olla liiklusreeglitest peaks ka kaasas käima, aga seesama, et tegelikult elektritõuksid, tegelikult on ka igasugused elektrirattad järjest tulemas, et ka Tartus on juba näha mingisuguseid kiiremini liikuvaid elektrirattaid, et ma ise loodan, et siis rattateedega muutub see olukord paremaks ikkagi, et siis kõik saavad selgelt seal rattateel olla ja inimesed saavad rahulikult kõnniteel käia. Sa tõid ühe hea sõna, mis mulle väga meeldis, kaos. Et kui ma tegelikult päris nagu ausalt mõtlen selle peale, kuidas linnas siis rattaga niimoodi kuidagi turvaliselt liikuda, siis tegelikult ega see väga lihtne ei ole. Ja ma kujutan isegi linna poolt vaates on seda praktiliselt, kuidas ma ütlen, päris raske nagu üldse panna sellised reeglid paika, kus iga inimene, kes alustab siis tõukerattale või rattaga ja autoga liikumist, suudaks samal hetkel mõelda kõigi peale. Ma arvan, et see oleks see lahenduspunkt, kui me kõik suudaksime üksteisega selle linna ruumi ära jagada. Ehk et mina suudan, näiteks hästi lihtne näide, et ma kunagi ei suutnud selle peale mõelda, aga ma ükskord nägin, kuidas
üks rattur nagu pani reaalselt üle ukse, onju. Ma kunagi ei ole mõelnud selle peale, et see on tegelikult nagu, täna ma ratturina mõtlen, sest ma kogu aeg arvestan sellega, kui mingi auto jääb seisma, siis järgmine hetk, mis juhtub, keegi tuleb autost välja. Aga mina olen ju rattateel liikumas, onju. Aga auto pargib ju selle rattaliiklustee äärde, ehk et see uks avaneb ja mis juhtub? Kas ma sõidan ukse maha, kui ma väga kõva mees olen, või teisiti ma sõidan ratta puruks ja sõidan ennast ka puruks. See on tegelikult jälle üks nüanss, mille peale sa pead olema juba natuke nagu professionaal, et mõelda nüüd samm ette, sest sa seal pead jälle ussi tegema või võtma igaks juhuks kaugemale, sest see on ohtlik situatsioon. Madis, et sina oled proff, et kas sina arvestad sellise asjaga? Ja ma parkivatest autodest hoian alati nagu kaarega eemale. Hanna, aga sina oled ka sõitnud, et sinu jaoks on see ka nagu loogiline, on ju? Jaa, minu jaoks on see loogiline, aga see, kuidas me kõik lõpuks sinna linnaruumi ära mahume, et ikkagi tuleb minu meelest see empaatia mängu, ja ma mõtlen, et miks me inimestena oleme jõudnud siia, kus me oleme jõudnud, et miks me tahame kogu aeg enda mingit õigust läbi suruda. Et lõpuks nagu täna hommikul 7:30 ma läksin rattaga sõitma, ma olin jalgrattur, kell 10 hakkasin siia tulema, olin autojuht ja pärast lähen kõnnin ja ma olen jalakäija ja mul ei võta tükki küljest sõita 15 kilomeetrit tunnis mingise jalgratturi taga autoga näiteks mööda Kalevi tänavat, kus on suhteliselt kitsas, eks ole. Et ma pigem paneks nagu, meil ei ole võimalik ilmselt seda nagu linna tasandil kuidagi teha, aga see, et lihtsalt inimesed hakkaksid arvestama, et ei ole ainult mina ja maailm, vaid on nagu teised ka ja teistel on samasugune õigus eksisteerida, ükskõik, kas ta on siis rattaga, tõuksiga, jalgsi või siis autoga, et kuidagi lihtsalt seda, ma ei tea, inimeste empaatiatunnet peaks kuidagi ühiskondlikult hakkama suurendama. Ja mina olen ka täiesti nõus, aga Olja, kuidas sulle see tundub, et kui palju linnavalitsusse tuleb, ma ei tea, e-maile, telefoni, helinaid, et enam-vähem see sama teema, millest me just praegu rääkisime, et ei mahuta linna ära lihtsalt, üks jääb oma õigustega, teine jääb oma õigustega. Jah, minule õnneks väga palju ei tule, kolleegidele ilmselt tuleb, aga ikkagi et igaüks otsib oma kohta aga võib-olla see, et ma olen väga nõus sellega, et tegelikult, et võib-olla toimub natuke liiga palju vastandumist praegu, et kes on autojuht, kes on rattur, kes on jalakäija, aga tegelikult me kõik oleme arvatavasti mingil ajahetkel erinev liikleja ja sama, et tegelikult üks asi on see, et ma ise olen liikluses, vaatan ringi, vastutan iseenda eest, aga samamoodi, et see teine inimene ju sa vastutad ka teiste eest, mida sa seal teed. Et selline, et Eesti liikluskultuur tegelikult ei ole hetkel väga hea, ma arvan, ja inimesed võiksid rohkem üksteisega arvestada. See lahendaks väga palju probleeme kohe. Ei, täiesti nõus ja see on kõige hullem, et ma ütlen, et ma sõidan just selliseid trasse, võtame Vana Postitee, et seal on tegelikult väga väike liiklus ja mul üks lemmik trass seal sõita, saan rahulikult sõita ja eriti midagi ei ole, aga siis järgmine hetk on see, kus enam-vähem sama situatsioon, et sa oled päris palju sõitnud ja mõtted on ka juba hajevil ja siis sa näed, et kõrvalt teelt auto tahab sõita peateele, mina tulen pealt teel, õnneks ka paremal pool, tema tuleb siit vasakult poolt, ja kujuta ette, et auto ootab ära, kui ma jõuan taga nagu kohakutti ja siis ta teeb, alles siis ta teeb selle vasakpöörde, et kui ma oleks unistama jäänud nagu meetri võtnud nagu kogemata, ta oleks võinud mu mööda lasta, ta oleks võinud isegi ennem ära sõita, aga ta ootab seda hetke. Et seal nagu, ma ei oska kui sa korraks kaotad nagu reaalsustaju, et ma olen nagu nõrgem pool, nii õnnetus tuleb nii lihtsalt ja ma ei tea, me võime pärast muidugi ma ei tea, lõpuks haiglas või kohtus vaielda, et kellel õigus oli, aga mina olen nagu nii kaotaja. Et selles mõttes, et päris kogu trass on suurepäraselt läinud, isegi 2 kuud olen suurepäraselt liikluses ja siis korraga selline situatsioon, kus hakkad mõtlema, et okei, et kas ta unistas, kas ta oli telefonis, ma isegi ei tea seda, aga fakt on selles, et sa saad ikkagi kindel olla ainult iseenda peale, ükskõik kui loogiline võib tunduda olukord. Et see mind ikkagi hämmastab siiamaani, et see on väga-väga ohtlik tendents, ma ei teagi, aga jõudes jälle siia algusse tagasi. Nüüd on küsimus see, et kuidas me seda peaksime kommunikeerima. Et kuidas seda algtaset, enne kui ma välja lähen ükskõik millega liikuma, mis asi see peaks olema, mis seda nagu nii-öelda suudaks minuni tuua, et ma mõtlen selle peale. Madis, sina liigud autoga ja kiire rattaga. Arvestad sa autojuhina ratturitega?
tõukeratastega? Minu arust, mis iganes sõiduvahendiga ma välja lähen, ma üritan nagu mõelda, et mul on endal mugav ja et ma teeks nii, et oleks ka teistel mugav. Et ma ise olen kasutades autojuhina mõne ratturi peale närvi läinud, et kui on aeglane teelõik, kus tegelikult saaks mööda minna turvaliselt, aga rattur lihtsalt otsustab tee keskel sõita. Et sellest ma nagu ka aru ei saa, kuigi ma ise olen jalgrattur. Et ise ma niimoodi ei tee. Kui ma näen, et ma pidurdan liiklust, siis ma ikka tõmban äärde. Et nagu jah, arvestada tuleks lihtsalt kõigiga. Ehk sõna liikluskultuur. Jah. Aga kuidas me siis seda nagu, kui peaks tegema mingi kampaania või mis siin üldse võiks aidata, kas on üldse mingi võlusõna olemas, sest arvatavasti see vist ei käi niimoodi, et iga üks võib-olla jõuab vist äkki ainult sinna siis, kui ta kõiki neid asju kasutab ja temaga äkki midagi juhtub või Hanna, on sul mingi võluvits? Ma arvan, et võib-olla tegelikult me võiks lisada sinna autokoolide õppeprogrammi sellise koha, kus siis ongi näiteks meil tuleb autojuht, soovib autojuhi lube saada, aga ta tegelikult pannakse jalgratta peale ja talle antakse mingi 50 sentimeetrine laiune ruum ja siis sõidab see sama õppesõidu autojuht ise temast mööda, nii et ta peegliga kas riivab või sõidab, napikat teeb. Et võib-olla sellised nagu tunded panevad nagu seda inimest, kes on autoroolis, panevad mõtlema, et kuidas siis nagu rattur tunneb ennast, kui temaga ei arvestata seal tee peal. Ja lõpuks see võib-olla ka see selline lihtsalt kampaania, et see ratturi taga aja maha võtmine korraks. Tegelikult meil on ju nüüd seaduses, et 1,5 meetrit peab olema see distants, et auto võib ratturist mööduda. Et võib-olla seda kampaania käigus lihtsalt seda, et mida sa ju 3 sekundiga teha, kui sa korraks pidurdad selle hoo maha seal. Et see 3 sekundit on selline paus ilmselt praegu, mis oli siin. Et see on nii lühike aeg, et kas tõesti see sinu elus muudab midagi, kui sa linnas siis mingi selle toredale emale, kes läheb just enda rattaga lapsele lasteaeda järele, et sa teed talle napika ja siis veel vehid kätega järele, et nagu... Olja, aga linn ikkagi mõtleb, et kuidas seda nagu siis viia linna kodanikeni, et sellest teada anda või et see liikluskultuur paraneks. Mis on linna võimalus, et ma saan aru, infra on täna nii-öelda arendamisel, see ei saa kindlasti nagu ükski linn ei saa mitte kunagi valmis, aga me ju liikleme igapäevaselt. Kas mõni kampaania või mis linnavaade võiks siia olla? Ja me tegelikult nüüd 2 aastat teeme kampaaniat juba. Eelmine aasta oli kampaania liiklusheadus, liiklusseadus, kus me kõrvutasime siis, mis on siis liiklusseaduses kirjas, mis on selline hea tava. Ja selle aasta kampaania on Märka iseennast. Et kui eelmine aasta siis oli see, et märka teist liikluses, see aasta on Märka iseennast liikluses ja see on suunatud kõigile autojuhtidele, ratturitele, tõukeratturitele, jalakäijatele, et me kõik oleme osa liiklusest. Aga Tartu linnas seesama, kui sa ütlesid, et tegelikult on juba nagu 4 osapoolt, et ma ei tea, väike linn, meil ei ole infra välja arendatud, et see, et ma pean lapsega nagu juba valgusfoor on juba päris tihedalt tegelikult, et ma pean peatuma, kui sul on laps taga, siis tegelikult pead päris rattaga ka mingis mõttes osav olema, peatad kinni, jälle stardid, on ja. Kui palju on võimalik nagu tunneleid maa alla viia, et ma ei pea ootama valgusfoori taga, lähen või üles rattatunnelid või sillad? Ma ise arvan, et kergliiklejate maa alla viimine ei ole linnaruumiliselt mitte kunagi hea lahendus. Et hea linnaruum on selline, kus on hubane olla, kus on sellised hubased tänavad ja tegelikult liiklejad on tänavatel ja hea tänava määratlus käib ka pigem selle järgi, et kui kaua inimesed seal aega veedavad. Et selles mõttes jah, ma kindlasti, nüüd tulevad raudteetunnelid 2 tükki, et see on selline võib-olla natuke suurem konflikt koht, aga tavaliselt Tartu on piisavalt väike linn, meil ei ole siin selliseid kohti, et me peaks kergliiklejad oluliselt kuskile maa alla viima. Tõsi, jah, siin samas paar kohta on, aga need on ka sellised, siin linna ääres pigem, aga kesklinnas või sellises linnalises piirkonnas ma kindlasti ei poolda seda lahendust.
Hanna, mis sina arvad? Viime maa alla ei vii? Ma arvan, et see maa alla viimine võib-olla ei ole ka nagu mingine väljapääs, et lõpuks ikkagi tuleks mõelda mingitele lahendustele, kuidas me kõik sinna linnaruumi ära mahume, ja me võime maa alla kõik elu viia ja siis vaadata, mis lõpuks siia maa peal üldse alles jääb. Madis, viime maa alla ka midagi või? Sa oled nii palju rohkem liiklenud, et kas on mingeid linnasi, kus päris palju minnakse näiteks nii-öelda tee ületamiseks maa alt korra läbi ja jälle välja? Minu arust see ei ole tegelikult mitte kuskil nagu väga populaarne lahendus. Üldiselt mitte. Aga ma toon nüüd ühe muutuja veel mängu, mis puudutab kui me mõtlesime selle peale, et kuidas turvaliselt liigelda ja kuidas arvestada kõigiga ja lõpuks on iseenda vastutus, et pärast võime vaielda, kes kuidas viga sai ja siis on tegelikult nagu nii hilja. Aga kui palju me suudame nagu samal ajal mõelda, et miks vaja oleks rattaga rohkem liigelda, et üks asi on see, et ma liigun. Liikumine ülioluline, millest me võime neid protsente, ma ei tea, ma olen pidanud neid liikumisseminare kuidagi ka modereerima või tegema, siis need protsendid on nagu nii julmad, et ma ei usu isegi neid, et see liikumine on meil nagu nii kehv ja järjest kehvemaks läheb. Et see on nagu tõsine probleem, et miks peaks rattaliikluse peale või siis jalakäijate peale rohkem suunama seda, et mul on mugav ja ma ei vali autot. Eesti muuseas Euroopa kõige autostatum riik, et päris ikkagi pikalt üle kõigist. Et see on tegelikult päris hull ju. Et nüüd ongi see, et rattaga liiklemine, kui ma lähen ka sinna kesklinna, mul on vaja ületada midagi, siis ma kujutan ette, et need valgusfoorid pannakse ju autode pärast niimoodi, et ma ootangi seal, ootan, et see on 100 meetrit sõita, ootan. Ja siis ma tajungi seda, et see distants, mis ma nüüd läbisin, see ei ole mugav, on ju. Et see lihtsalt ei ole mugav, sest ma pean nii palju peatuma, et see ei ole nauditav. Et seda rattateed peaks kuidagi loogiliselt olema. Aga mille peale enamasti ei mõelda veel on see, kui meil on autosid palju linnas, mida nad tekitavad? Müra, igasugused gaase, ehk et see elukeskkond. Ehk nüüd tegelikult rattaga liikumiseks on 2 nagu väga selget trumpi, mida peaks nagu teadvustama endale igaüks. Ehk et ma ei lähe ainult liikuma enda pärast, vaid ma liigun juba sellepärast, et keskkond on puhtam. Et kas see oleks nagu mingi mõte või kui kaugel me selles oleme jõudnud teie arvates, Madis? Mis see küsimus oli? Küsimus on selles, et kas sina mõtled selle peale, et kui sa liigud rattaga, et see trump on see, et sa saad nagu tippsportlasena trenni teha, aga sa, ma ei tea, kütusejäägid, mis iganes tolm linnas, et sa ei paiska seda juurde oma tegevusega? Ma selle peale ei mõtle otseselt, sest nagu mul jääb aastas tegelikult nii vähe aega autoga sõita, et ma arvan, rohkem reostan ma lennates, aga mitte autoga. Ehk see jalajälg, sa igal juhul, kuna sa jätad praegu rattaga palju liigud, sa jätad väiksema jalajälg ja lennukiga jätad suure. Aga Anna, sina liigud rohkem. Kas sa mõtled näiteks sellise asja peale? Eks ma ikka mõtlen ja kuna ma ei ela Tartu linnas, vaid ma elan kõrval olevas vallas ja ikkagi Tartust juba tööle on mul 25 kilomeetrit sõita, siis paraku minu puhul ei tule see rattaga tööle tulek kuidagi kõne alla, sest minu vald on otsustanud, et kergliiklusteed on midagi sellist, mida nende eelarvesse mitte kuidagi ei mahu, kuigi tegelikult on juba selle valla üks osa kergliiklusteest linnaga ühendatud, mis on nagu suurepärane, et oleks veel see mingi teine osaga ühendatud, siis tegelikult ma hea meelega jätaksin selle auto koju, sest et ega sellest autosõidust on ka kopp ees. Sa jälle lähed, istud sinna rooli, sa jälle sõidad, jälle pead otsima parkimiskohta, et nagu rattaga on ikkagi nii palju lihtsam sõita, aga kindlasti see, kui ma elaksin Tartu linnas, siis ma kindlasti valiksin esimesena ratta, sest et minu meelest nagu on sellega lõpuks kõvasti kiirem ka sõita, sest need parkimiskohad on lihtsalt kogu aeg paksult autosid täis ja teiseks ongi need heitgaasid, et alati, kui ma ikkagi linna tulen, siis kuna mul on hübriidauto, siis ma jälgin, et ma sõidaksin linnas elektri pealt ja ma küll selle maal elamise tõttu pean naelrehve talvel kasutama, aga ega mul ka süda kriipis siin, kui kuivad ilmad olid siin aprilli alguses ja ma naeltega mööda linna klõbistasin, et eks ta valus oli, aga kindlasti see rattavalik siis linnasõitudeks on minu meelest nagu suurepärane ja ma ei saa inimestest aru, kes elavad Tartu linnas ja ei sõida rattaga. Et tegelikult on ikkagi palju juba tehtud selle nimel, et siin oleks hea rattaga liigelda.
Olja, palju on tehtud. Kuidas te seda rattaringlust kokku võtate? Kas te saate vist päris head analüüsi teha või? Et kuidas see töötab või kuidas seda kasutatakse nüüd järjest enam? Ja mul andmeid peas ei ole, aga tegelikult ka kodulehel on kõigil avalikult näha, et mitu kilomeetrit sõideti ja mitu korda ja seal on päris huvitavad andmeid. Aga ma arvan küll, et rattaringlusel on olnud selline natuke murranguline võib-olla, mis sõna on nüüd nähtus või kuidagi sellepärast, et kui rattaringluse rattad tulid tänavatele, siis Tartus oli äkki hästi palju rattaid ja ka inimesed, kes võib-olla isikliku rattaga ei sõitnud nii palju, siis otsisid oma isiklikud rattad üles ja inimesed hakkasid rattaga sõitma. Ja samuti, kui hästi palju räägiti sellest, et ma ei saa rattaga sõita, ma lähen pintsakuga kuskil mäest üles, ma jõuan koosolekule, ma olen higine, siis tegelikult elektrirattaga kaovad kõik need probleemid ära, mis näitab, et rattaga liikumine on tegelikult need võimalused on juba nii head, et paljud põhjused, miks seda varem teha ei saanud, tegelikult langevad ära. Ja kui see taristu nüüd sinna järgi tuleb, siis tegelikult ma ise loodan küll, et nüüd hakkab järjest rohkem ja rohkem inimesi sõitma rattaga. Ja ma loodan, et ka üks hetk me saavutame sellise kriitilise massi, kus jalgrattur muutub tavapäraseks osaks Tartu linnast. Kõik teavad, et ta on seal. Keegi ei räägi, miks me ehitame rattateid, kui rattur sõidab seal vastassuunas, sellepärast siis me kõik juba oskavad ka rattaga sõita, sest rattasõit on lihtsalt nii elementaarne asi igapäevasest päevast. No need ringluse rattad on ja üks asi, mis mind natukene vahest häirib, on see, et tihtipeale neid kasutavad inimesed, kellel siis seda oma ratast ei ole. Ehk et neil on küll need kuukaardid on ja miks ma neid vahest kardan? Lihtsalt jälle see mingisugune kolmas silm ütleb seda, et need on nagu tangid liiguvad, vaata, nad on suured ja tugevad on ja. Ja siis, kui mõni, kes sellega liigub, et ta ei ole võib-olla väga osav sellega ja siis tegelikult need on, ma ei tea, kui palju nendega muidugi õnnetusi on olnud, aga sellega ma küll kokku põrgata ei taha nagu. Et see on nagu see, et eeskuju mõttes, vaata, kuna liigub rohkem rattaid ja siis see on, et ma avastan ennast ka, et mis asja, miks ma unustan ka vahest ära, et ma olen autoga kesklinna ja siis, kui ma sinna parklasse jõuan, saan aru, kõik on täis ja siis ma olen enda peale nii pahane ja vihane, et kas napakas olen või, et miks ma lähen, et rattaga ma oleks ammu parkinud, pannud ratta kuhu tahes ja kuna rattaga ei pea ainult rattarada sõita, vaid ma saan nagu erinevad vahendeid või erinevad teid leida, siis tegelikult see tuleb nagu lõpuks jumala äge välja, aga need, kes sõidavad nüüd nende nii-öelda rattaringluse ratastega, siis ma ise küll tunnen, et seal lihtsalt see sama liikluskultuur, et seal asi on kindlasti arenenud. Ma ei tea, vaata palju neid õnnetusi on olnud, aga ma arvan, et alguses oli neid rohkem, kui neid praegu on. Kuna see ratas on ka mingis mõttes ta on ettearvamatu, ei ole või? Ma ütlen ausalt, ma olen ühe korra sõitnud, mul ei ole ta nagu käe sees, aga mul on tunne, kui ma vahest vaatan, kui need tulevad nagu sellise ootamatu hooga. Et kas on teil mingi analüüs selle kohta tehtud õnnetuste kohta näiteks? Kindlasti on, aga seda ei ole minul praegu võtta. Aga ma olen ka näinud, et võib-olla sõidavad liiga noored inimesed, kes ei peaks sellega sõitma, kes võib-olla ei tule toime, et nad on rasked, et seda on öeldud, et see on üks negatiivne pool nendel ratastele, aga samas jällegi see teine pool on see, et väga paljude inimeste jaoks lahendab see igapäevaste liikumisviiside probleemi ja see on see, et kui ma lähen rendirattaga, ma panen ta kuskile ära ja mu päev ei sõltu sellest, kus mu ratas paikneb. Ma saan teha, ja tegelikult maailm liigub ka sinna suunas, et järjest rohkem hakatakse erinevaid liikumisviise kombineerima. Ja selles mõttes on sellel absoluutselt õige koht. Aga jah, see on seesama, ma arvan, et jällegi, et kui me jõuame läbi mingi sellise murrangulise punkti, et kus meil on rohkem rattureid, rattasõitu ja siis kõik saavad äkki aru, et kuidas see rattaga sõitmine toimub, et siis kaob väga palju neid probleeme, mis meil praegu on. Aga kas me jõuame sinna? Et see tarkus on kogu aeg kaasas, et ma kusjuures ennem väljas olin seal grilli juures, siis ma avastasin esimest korda, mina ei tea neist midagi. Kas teie teate, et on olemas tasuta parklad rattaparkimiseks, kui mul ei ole ratta nagu lukku? Siin samas on see väljas mingi äpiga, paned lihtsalt peale, teeb latte lahti. Teate seda midagi? Ja need on Bikekeepi parklad, neid on Tartus on, ma isegi tea, väga paljudes kohtades, on kesklinnas, on raudteejaama juures näiteks. Siin on veel kohti, praegu ei mäleta.
aga see on tõesti üks võimalus oma ratast turvaliselt lukustada, kui oma lukku ei ole või tahad pikemaks ära minna ja võib-olla ei tunne, et enda lukk kõige turvalisem on. Madis, sina saad ka oma ratta sinna jätta, tuled Lõunakasse võidusõidurattaga. Lukku kaasas sul nagunii ei ole? Ma arvan, sükest asja ei juhtu, aga ma kusjuures väga ammu, kui taskus see Sinamani kino veel oli, siis äkki seal Swedbanka ees oli ka mingi süke koht kunagi, siis ma olen seda kasutanud küll kinos käies sõpradega. Et jah, neid võiks tegelikult isegi veel rohkem olla. Et mina, kui ma kasutaks ratast, siis turvaline lukk ju kaalub ka oma jagu. Et ma seda ise nüüd kaasas tegelikult ei viitsiks kanda nagu. Mul sama, et tihti ei ole, kui lukk on, siis ei ole võtit. Jah. Aga okei, hakkame vaikselt kokku tõmbama ja tavaliselt ikka lõpus on see, et kus võiks küsida midagi, mis selle tänase teemaga, millest me siin rääkinud oleme, et me tegelikult kõik teadvustame neid probleeme, mis meil on. Ja nüüd oleks vaja kuidagi nüüd igaüks saaks midagi veel ära teha. Ja kui panna nüüd ennast sellisesse seisu, et iga päev, kui mina rattaga liiklen või liigun, kuidas ma saan eeskujuks olla? Mida teie teeksite? Alustame Oljast. Sa võid ükskõik mida teha, aga et kuidas sa saaksid eeskujuks olla? Et see, kui isegi seda võimendada? No eeskujuks juba see, et ma võtan selle ratta. Tegelikult on see otsustamise koht ka, et kas see teekonna pikkus on tegelikult nii pikk, et ma pean selleks auto võtma või ma saan minna rattaga või ma saan minna jala. Ja kui ma võtan ratta, siis sama, et kuidas ma käitun, kas ma sõidan jalakäijatest hästi lähedalt mööda, kas ma sõidan jalakäijatest kiiresti mööda, et ma ei tee seda, et ma ei pane jalakäijaid ebamugavasse olukorda, ma ei tee äkilisi pöördeid, et autojuhid ei saa aru, mis ma teen. Ja siis samal ajal isiklikult ma püüan ka valida tänavaruumis alati selle koha, et kus mul tundub, et on rattaga mugavam sõita, et kui ta on kergliiklustee parasjagu, siis võib-olla seal kergliiklustee peal, aga kui on kitsamad kõnniteed, et siis pigem püüan ikkagi sõiduteel sõita. Et rattakoht ei ole jalakäijate vahel ka päris. Hanna. No kuna mina ja Madis oleme ikkagi rohkem sellised treenivad ratturid, siis esiteks, mida ma saan ära teha, on see, et ma panen ise juba värvilised riided selga, et mind oleks märgatud. Sest et me küll siin siuname mingeid kaasliiklejaid, aga tegelikult kui palju me ratturitena ise näeme vaeva, et me oleks liikluses märgatud. Ja kui palju me ise teeme mingeid nõmedaid manöövreid, mis ajavadki autojuhid närvi. Et mina kindlasti kannan alati värvilisi riideid, ma näitan oma pöörded kõik selgelt käemärgiga välja. Minu jaoks ei ole piinlik sirutada enda vasak käsi pikalt välja ja juba pikalt anda autojuhile selja taga märku, et ma olen vasakule pööramas ja ikkagi nagu saavutan temaga kontakti, et see on ülimalt oluline minu meelest olla ise selline normaalne rattur, kes näitab võib-olla ka teistele ratturitele eeskuju, et ma ei hakka seal mingi punase tulega ikkagi minema üle ristmiku, kui autod on kõik seisma jäänud ja et ma aktsepteerin neid eeskirju, mis siis on meil ikkagi seadusesse pandud kirja. Madis, saad sa juurde midagi panna peale võitude? Ma arvan ka põhimõtteliselt, kui sa sõidad nii, et sul iseendal turvaline on, siis tegelikult nii ongi õige. Et see ongi eeskuju. Ma ei tea, kui ma politsei mõtted võtan nüüd siin koos oleme rääkinud ja panen nüüd ennast sinna üldse keskkonda, siis tegelikult on ikkagi, sul peab ikkagi nii hullult peakogu kaasas olema, sest neid situatsioone, et sa lähed lapsega, sa lähed linnas poodi, erinevad rattad, juba kiiver. Vaata, kui ma lähen linnarattaga, siis mul tihti läheb meelest üldse kiiver panna, sest ma oma arust sõidan ju aeglaselt, siis ma olen vahepeal siin mingis kampaanias osalenud, kus kanna kiivrit, siis mul tuleb see meelde, et come on, et ma ise nagu ütlesin, et kandke ja nüüd ma ei pannud, aga see ei ole nagu nii iseenesest mõistetav millegi pärast, et see kuidagi ununeb ikkagi vahest ära ja siis kui ma olen poolel distantsil, siis ma saan aru, siis ma mõtlen, et nüüd peaks mingi raja valima, kus keegi mind ei näe. Ehk et see kiivrikampaania aitas mind nii palju, et nüüd mul on kiivreid erinevates kohtades, et ma igal juhul seda kiivrit näeks, alles siis ma nagu kindlasti võtan see, aga kui ma lähen maanteele, siis see kiiver on loogiline. Kui ma lähen tõuksiga sõitma, no ma pean tunnistama, et mul enamasti seljakotis kiivrit ei ole. Et see
politseihärra Reima rääkis sellest, et Lätis näiteks viidi sisse see, et Bolt ehk siis see, kes annab kasutada mulle selle tõuksi, seal peab olema kiivri võimalus. Ja lõpuks peaksime jõudma ka nagu sinna, et ma ei saaks seda tõuksi võtta, kui mul ei ole kiiver peas, aga kiivri pean saama selle tõukeratta juurest. Ehk et ta ei lähe lihtsalt käima näiteks. Et need on nagu, ja kui ma kõik selle peale mõtlen, siis tegelikult nagu igapäevaselt, ma ei suuda veel nagu 100% selline eeskuju olla, sest mul lähevad need asjad nagu tihti meelest. Ja ma püüan nüüd selle maksimumi poole, sest neid asju on nagu liiga palju. Ja rääkimata nendest, kus ma siis liiklen või kuidas liiklen, siis ma pean veel autosi kõiki jälgima, sa ütled vasak käsi pikalt. Aga mul läheb ka vahest jälle meelest ära. Et võib-olla, ma ei tea, autojuhiload on mul juba ammu. Kas ma peaks vahepeal mingis testis käima, et neid jälle meelde tuletada, sest neid reegleid on nagu palju, et see on nagu nii keeruline minu jaoks. Et see ei ole nagu lihtne, kuigi ma iga päev praktiliselt liiklen kuidagi liikluses auto või rattaga ja rattaga järjest enam. Aga kuidagi ei ole see lihtne. Et ma tahaks, et see kõik läheks lihtsamaks. Ma tahaks küsida, et kuidas sa saad unustada kiivri, kui sa vaatad enda ratast ja võtad ja lähed välja selleks sõitma. Minu meelest nagu see on täpselt see, kui me lähme sõbra autosse, et siis nagu meil on ka meeles, me paneme selle turvavöö ikkagi peale, et olenemata, et see ei ole meie auto, et minu meelest võiks ikkagi alati käia selle kaherattalisega, olgu ta siis kastiratas, linnaratas, elektriratas, tõuks. Et sellega ikkagi võiks alati käia see kiiver kaasas ja ma arvan, et see Läti teema, kus siis Boltil on kohustuslik panna see kiiver sinna külge, siis ma arvan, et võib-olla kui meil oleks ka lahendatud see linnas kuidagi niimoodi, et see kiiver on seal tõuksi või linnaratta küljes ja on justkui see, et sa saad küll sellega sõitma minna, et see avaneb, aga kui sul ikkagi see kiiver selle lenksu küljes seal kogu aeg tilbendab, siis sa lõpuks paned ta juba sellepärast pähe, et ta käib närvidele seal sõites, et ta muidu käib vastu seda lenksu. Madis, tahad lisada midagi? Ma kusjuures saan aru, kuidas unustada, et ma ükskord läksin isegi trenni ilma kiivrita, nii et ma enne 10 kilomeetrit aru ei saanud. Terve aeg tundsin, et midagi on valesti, kuidagi hea õhutus on nagu peas, et... Ei, mina ütlen ka, ma ei tea, Anna, võib-olla sa eladki vaata nii kaugel, et sul on distants nagu linna, aga mul on nagu nii palju lühikese distantse ja siis nagu päriselt vastavalt sellele, mis ratta ma võtan, võidused rattaga mul ikka 99% ei lähe meelest, aga linnaratas tõuks tähendab, läheb ikkagi meelest, et ma ei ole ikkagi 100% see eeskuju. Võib-olla lisan, et minu jaoks on see natuke filosoofiline küsimus, et absoluutselt kiiver on oluline õnnetuse tagajärjel, et need tagajärjed ei oleksid nii kehvad. Samas kiiver ei hoia ära õnnetust, et kuidas me jõuame sinna, et tegelikult neid õnnetusi juhtuks võimalikult vähe. Pole mitte midagi selles mõttes kiivri vastu, kiiver on oluline, aga lihtsalt, et kiiver hoiab ära tagajärje, kui midagi halb on juba juhtunud. Seesama, et auto turvavöö ei hoia ära õnnetust, see pehmendab tagajärge. Ja, aga Anna, ma tahaks ühe diskussiooni ikkagi maha pidada. Mõtle nüüd, sa oled minemas juubelile, sul on kenad riided seljas ja ma pakun, et sul on ikkagi mingi väike käekott, aga nüüd sa lähed rattaga sinna, siis vaata seal kohas sa hakkad unustama, sellepärast, et sa peaks justkui kiivri kuhugi siis jätma, panema garderoobi, seljakotti. Ehk need on tegelikult need valikute hetked, miks me nagu alati ei lähe selle kiivri peale, sest see teekond nagu määrab. Okei, järgmine võimalus on taksoga minna, autoga minna, aga kui nüüd ma tahaks autot ja taksot vältida ja nüüd on tõuksi variant ainult ja ma lähen tõesti üritusele, restorani kuhugi. Ma ütlen, et 90% inimesed ei lähe kiivriga. No alati tuuakse vabanduseks see, et soeng läheb sassi. Ma ei tea, ma ei näe väga tänavapildis mingeid uhkete teatri soengutega inimesi, et meil on kiivreid nii erinevaid. Ma ei tea, kas elatakse 90-ndates, kus oli meil 2 kiivrit ainult poest võtta ja need oli ainult pähe panna ja keeraski soengu sassi, et täna on ikkagi kiivreid nii palju erinevaid, mis sobivad igasuguse soenguga ja ongi täpselt see, et tuulutavad pead ka, aga ikkagi nii nagu sa ütlesid, see on valikute küsimus. Sa võid sinna juubelile minna oma väikse käekotiga ja sa võtadki kaasa ühe võrgust koti, kus sa paned selle kiivri ikkagi garderoobi rippuma, et lõpuks me jõuame ikkagi sinnani, et see on su enda teha, et asjad meeles püsiks. Ja, aga võrgukott, Madis, sul on võrgkott või? Kiivri jaoks eraldi, lähed pittu, lähed rattaga? Ma arvan on, jah. Ma ei tea, Eestis ma sellega nagu ei käi kuskil.
tiim peab ka ise mul kiivritoistustele kohale, seega ma arvan, et see tuleb kiivriga kaasa jah, kui see mulle koju anti. Aga lihtsalt eelmine aasta jagasime seal Emajõe ääres neid kiivreid ja siis tegimegi sellise testi, et meil oli, ma ei mäleta, kas 50 või 100. Revo, sina oled seal, palju me jagasime? 50-100? No enam-vähem ja andsime siis, või tähendab, kui tuli ilma kiivrita, siis küsisime, miks on ja siin on kiiver on ja ütleme nii, et me saime selle hunniku ikkagi väga kiirelt jagatud, ikka väga kiirelt. Et tegelikult on pikk tee minna, aga me peame kuhugi joone tõmbama, nii et ühest asjast me saame aru, et kõik algab meist endist. Nii et igal juhul mina tänan kõiki, kes võtsid täna selle hetke, et tulla siia rattalaadale ja ma arvan, et see rattalaat on ehk selline keskkond, mis siis täidab nagu erinevat missiooni, et üks on siin kommerts, kes meist raha ei taha teenida, aga hea tegevus ja lihtsalt see linnakultuuri või rattakultuuri arendamine, et äkki see kuidagi käiks kokku ja kuskil me neid teemasid peame lahkama. Nii et igal juhul aitäh teile. Ja aitäh ja ma tahtsin lihtsalt lisada seda juurde, et me kindlasti linnas ja üldse elus ei peaks kogu aeg vastanduma, et autojuht versus rattur, vaid lõpuks aktsepteerima, et me kõik sobime siia linnaliiklusesse ja et kõigil oleks hea olla. Absoluutselt nõus. Madis, ütle ka lõpusõna. Aitäh. Suurepärane, aitäh.